Minu nimi on Ulve Kangro ja ma olen pitsimeister. Väga paljude erinevate pitside seas, mida ma armastan valmistada, kuulub minu süda üsna jäägitult ka fileepitsile. Ja miks ta kuulub just fileepitsile? See on väga-väga vana tehnika ja see pits on kuidagi korrastatud minu jaoks. Ja Eestimaal on seda kuskilgi 19. sajandi keskpaika hakatud valmistama ja teda on väga palju kasutatud ka rahvarõivastel. Tänaseks on rahvarõivastes nad taandunud just sellel põhjusel, et inimesed ei oska seda pitsi valmistada. Ja kui me nüüd vaatame seda fileepitsi, siis millest teda valmistati, peamiselt ikkagi linasest materjalist, aga ka puuvillasest materjalist ja päris algselt olid need pitsid üldse värvilised. Minul on siin ka üks värviline pitsinäidis täiesti olemas, et see on nüüd küll kaasaegne pits, et valgega tehakse siia võrgupõhi valmis ja siis põimimise punumise teel siis täidetakse see võrgupind. Fileepitsi 100 aastat tagasi jagati 2 erinevaks tüübiks. Üks nendest on antiikvõrkpits või antiikfileepits ja praegu selle kõige ehedam näidis on siin minu ees. See tähendab seda, et meil on väga selgelt näha see võrgupind ja kogu võrgupinna täitmine toimub punumise teel ja servad, mis on sellised sakilised praegu selle pitsi juures, need on siis sämppistest üle tehtud. Teiseks siis on kipüür fileepits. Ja mida siis tähendab see kipüür? See tähendab seda, et meil on küll võrgustik ära valmis tehtud ja siis see on ka samas väga-väga tihedalt täidetud. Et siin on seda põimimist, siin on punumist, siin on peale tehtud väete, viljapäid ja teda valmistada on iseenesest päris lihtne, kui selle võtte selgeks saad. Töövahendiks on selline parda moodi ese, millel on siis 2 otsas on selline lahtine lõhe ja teine abiline on kindlasti pulk. Minu väga lemmik abiline on jäätisepulk, kõige parem on väike tamm ja sealt me saame sellise paraja sentimeetri laiuse võrguruudu ja sellist hõredamat ja suurema võrguruuduga on hästi mõnus just sellise pulgaga teha ja ka näiteks õppimise jaoks sobib see suurepäraselt. Ja kui te hakkad seda kasutama, siis tegelikult peaks selle kõige peenema liivapaberiga selle kõigepealt siiski need servad üle käima, sest kui meil siin hakkab lõng peal jooksma, siis ta paratamatult sikutab siit neid pinde välja. Ja kuidas siis see töö käib? Et me võtame, kerime oma selle fileenõela peale lõnga täiesti lihtsalt. Siin on väike pragu sees ja muudkui kerime siia peale. Siin ei tohiks väga palju lõnga peale kerida, sellepärast et ta ei pruugi meil võrgu silmusest töö ajal läbi minna. Võrgu tegemisel on selleks tarvis õppida ainult see üks silm, kuidas seda tehakse. Ja siis ei ole midagi muud, kui teeme aga järjest silmi. Minul on praegu siin ära alustatud üks väike tööproov. Ja kui me tahame ruudukujulist tükki saada, siis me alustame ruudunurgast seda tegemist. Selleks, et seda silma teha, siis me võtame selle lõnga, mis meil siit tuleb. Pulk on meil all, mähime ümber sõrmede ja pigistame siit pöidlaga selle lõnga kinni. Annan siit jälle järele, et vahel lasen ma ka järgi joosta, sellepärast, et siia lihtsalt tekivad need keerud. Ja nüüd lähen siit lõnga alt, pulga alt, püüan selle võrgusilma siit kinni, torkan läbi võrgusilma. Vaat siin on just
see nüüd see koht, kust ei pruugi meil nõel läbi minna siis, kui meil on liiga palju peale keritud. Nii, nüüd mul on pöidla all kinni, sõrmede peal kinni ja väikse sõrme peal kinni. Pöidla alt lasen lahti, see on kõige esimene. Järgmisena tulevad sõrmed. Nii, ja nüüd on jäänud ainult väikse sõrme taha kinni. Ja nüüd, kus mul on ta tihedalt ilusti siin vastu, ma tõmban selle silmuse kinni. Ja nii ta tulebki. Nii, meil on nüüd kõik ilusasti tehtud. Keerame teise poole. Tõmbame välja pulga. Ja vaatame, uhke ju. Nüüd paneme me jälle siia. Pulga paneme alla. Teeme aga oma liigutuse ära. Ja lükkame siit läbi. Nii. Hästi oluline on see, et see lõng oleks tugeva keeruga, ta jookseks hästi. Sest kui meil lõng ei jookse hästi, siis meil ei saa seda kiiresti teha ja meil ei pruugi ka need võrgusilmad väga korralikult välja joonistuda. Kui ma sedasi sõlmin seda võrku, algul kasvatan, siis teen ühe kasvatamata ringi ja pärast hakkan kokku võtma, siis ma lõppkokkuvõttes saan sellise toreda ruudu valmis. Siin on nüüd seesama ruut, mis on pildiraami külge pingule tõmmatud. Ja tõepoolest, kui me teeme mõnda väikest motiivi, siis meil ei pea olema selleks selle motiivi suurust raami. Me võime täiesti vabalt selle pingutada sedasi pildiraami külge, et ta on hästi-hästi tugevalt ja siis me saame seda täitma hakata. Teen ümber võrgulõnga ühe tiiru ja alles siis kinnitan ta selle lõnga siia vastas külge. Kui me hakkame oma võrgupinda täitma, siis täitmiseks me tavaliselt võrgu nurka kinnitame lihtsalt ühe täiesti tavalise sõlmega selle lõnga otsa. Ja kui meil see töö on nüüd valmis põimitud, siis me püüame need lõnga otsad, nagu minul on ta praegu siis siin, et me püüame selle lõnga otsa siis selle oma ruudu sisse kuidagi ära peita. Ja kui me tahan seda ilusat ja uhket antiikvõrku teha, siis praegu selle töö puhul ma peaksin selle välisserva siis sämpistes üle tegema ja selleks, et see välisserv meil väga ilusti hoidma hakkaks ja tõesti seda kuju säilitaks, mida me tahame, siis on mõistlik sinna veel abilõng alla panna või koguni 2, et ta tuleks selline reljeefne, tugev ja ilus. Ja mina jään nüüd siis seda võrku täitma ja kui järgmine kord kohtume, siis on mul see valmis.